Niisiis võime siirduda esimese ettekande juurde ja esmalt kõneleb meile Jaan Õispuu, kes on Johannes Aaviku seltsi liige, praegu ka juhatuse liige, varem olnud ka Johannes Aaviku seltsi esimees, kohe pärast Helgi Vihmat, kes nüüdseks on meie auesimees. Ja Jaan on olnud ka siin majas tegus ja filosoofiadoktorina ja Läänemere soome keelte professorina palju teinud Läänemere soome keelte õpetamise hüvanguks, nii kaua kui see võimalus siin ülikoolis oli. Nii et tal on kindlasti mitmekülgne taust ja vaatame siis, kuidas tema silme läbi heiastus Johannes Aavik 20. ja 30. aastate Eesti koolide emakeeleõpetuses. Ole lahke. Tere hommikust! Kuna mu ettekandes on üsna palju osundusi, siis ebatavapäraselt ma mitte ei kõnele, vaid ma loen oma teksti. Johannes Aavik sündis murrangulisel ajal, 1880. aastal, mil kahe eelmise kümnendi Eesti rahvusliku liikumise tarm oli taltunud ja poliitilised olud tsaar Aleksander III venestamispoliitika tõttu muutunud. Aavikute peret Saaremaal ei jätnud venestamine puutumata. Tulevase keeleteadlase isa Mihkel Aavik jäeti mitteküllaldase vene keele oskuse pärast ilma vallakirjutaja kohast. Kuna Saaremaal Pöide kehelkonna talupoegadest oli pea 3/4 1880. aastaiks juba vahetanud või vahetamas luteri usku vene õigeusu vastu, esindas Aavikute pere kodukülas Randveres ja lähiümbruses neid väheseid, kes luterlusele truuks olid jäänud. Selles peitus kindlasti peapõhjus, miks isa Mihkel Aavik poja Kuressaarde oma venna Jakobi juurde kooli ja kostile saatis. Oli ju kohaliku kooli pidajaks õigeusu kirik. Aaviku kaasaegsed on arvanud, et noore mehe Soome ihalus ja huvi seondusid isamaalisusega. Julius Mägiste nendib 1951. aastal Rootsis ilmunud Johannes Aavikule pühendatud teoses, et osundus, kodunt kaasa toodud isamaaline vaimsus aina süvenes koolis, pannes Aaviku juba algkooli õpilasena ootama eestlaste vabadussõda venelastega. Ja hiljem keskkoolis harrastama eesti kirjandust, toimetama õpilaste käsikirjalist ajakirja Noor eestlane koos Villem Grünthaliga ja õppima soome keelt, osunduse lõpp. 1890. aastate lõpuks Eestimaa ja Liivimaa kubermangus juba oma tipu saavutanud venestamine tegi Soomes tollal alles esimesi ettevaatlikke samme. Noore Aaviku jaoks oli 19. ja 20. sajandi vahetuse Soome Eesti kubermangude keele ja poliitiliste oludega võrreldes vaba maa ja soome keel vaba maa keel. 1902. ja 3. õppeaasta Tartus ja 2 järgmist aastat Venemaal süvendasid suure tõenäosusega Aaviku rahvus- ja keeleaateid veelgi. Ei saa unustada, et keeleuuenduse põhiprintsiibid sõnastas Aaviku ajal, mil praeguse Eesti alad kuulusid veel tsaari Venemaa koosseisu ja venestamispoliitika jätkas täies hoos oma igapäevaelu. Soome eeskujudest ja mõjudest Aaviku keeleuuenduse mootorina on palju kirjutatud ja kõneldud. Siiski on kõrvale jäänud veel üks põhjanaabritega seotud tõik. Soome 20. sajandi alguse kooliolud ning suhtumine soome keele positsiooni ja soome keele õpetamisse koolides. Keeleuuendusliku tegevuse kõrval hoidis Aavik kogu aeg silma peal ka Eesti koolil, peaasjalikult küll gümnaasiumil, ja emakeele õpetamisel. Aavik pidas eesti keele
õpetamise taset nõrgaks. 2 aastat pärast Vabadussõja lõppu, siis 1922. aastal, avaldab ta ajalehes Postimees omamoodi programmilise artikli emakeele õpetamise puudulikkus meie koolides, kus tõdeb, osundan, eesti keele oskamine meie keskkoolides on madalal järjel, seda võib julgesti väita, osunduse lõpp. Ta nendib, et õpilane peaks koolis kaasa saama eesti kirjanduse või üldse kirjanduse tundmise ning eesti kirjakeele oskuse. Kaasaja oludes peab Aavik olulisemaks teist ehk kirjakeele oskust. Keeleõppes tõstab Aavik esile kirjalike tööde vajalikkust. Nende tase olevat kehva õpetamise tõttu nigel. Ühelt poolt süüdistab Aavik ministeeriumi tasandil jurutatavat nõndanimetatud punast vaimu, mis pürib kõiki õpetajaid võrdsustama, teiselt poolt eestlaste nõrka rahvustunnet või nagu ta kirjutab, et põhjuseks on tõsise selgunud rahvustunde puudumine. Keel on aga rahvuse põhitunnus. Õpilaste kirjalike tööde ja nende puuduste teema juurde naaseb Aavik samal aastal teiseski Postimehe artiklis pealkirjaga eestikeelsed kirjalikud tööd koolides. Jääb ähmaseks, mil määral tundis Aavik eesti keele õpetamise olukorda 6-klassilistes algkoolides, mis jäi valdavale osale tollastest eesti lastest ja noortest ainsaks üldhariduseks. Gümnaasiumi pääsesid ju vähesed. Just algkoolis peitusid kindlasti puudused, millega Aavik gümnaasiumis rahul polnud, sest põhinesid ju gümnasistide oskused ja teadmised algkoolis ja progümnaasiumis saadul. Algkoole kui patuaineid ei maini Aavik oma emakeele teemalistes kirjutistes mitte kordagi ja õigesti tegi, sest tal endal puudusid algkoolis õpetamise kogemused. Tollased algkooli õpetajad olid väga kirju haridusliku taustaga, paljudel puudus pedagoogiline ja keeleharidus üldse. Nii oli algkooli õpetajate hulgas palju Luteri kiriku õpetajaid ja köstreid ning Vene kiriku preestreid. Heal juhul oli algkooli õpetaja saanud erialase ettevalmistuse õpetajate seminaris. Kuna venestamise aeg jäi 1920. aastate algupoolele lähiminevikku, võisid õpetaja eesti keele alased teadmised olla üsna algelised. Päris kindlasti suunas Aavik oma kooliaja venestamise kogemusele tuginedes keeleuuendusliku tegevuse eeskätt noorele põlvkonnale. Vaevalt ta lootis, et piibli ja kalendrisabade ning vanamoodsa keelekasutusega harjunud eakam põlvkond ruttab tema uuendusliku sõnavara ja vormistikuga hirmu ning õuduse jutte lugema. Noorte kaudu pidi keeleuuendus jõudma põlvkonnani, kes hakkaks lähitulevikus uuendet keelt kasutama ja suunama. Tsaarivõimu ja Esimese maailmasõja tingimusis ning keeleuuenduse vastastega rinda pistes oli Aavik sellise taktika tagantjärele vaadatuna hulljulge samm. Nooreestlased olid oma keeleuuendusliku loominguga ju olemas, aga nende ring oli kitsas ning ideed ja humanitaarsed maitsed algharidusega inimesele võõrad. Eesmärk pühendab abinõu ja Aavik ei peljanud pead tõstva modernistliku kirjanduse kõrval tulla lagedale lihtsakoeliste juttudega, millest tänapäevalgi enamik emakeele õpetajaid lektüüri nimestikku koostades kindlasti kaarega ringi käiks. Siinjuures ei tasu unustada, et Aavik oli ka ise õpetaja, kuigi minu meelest mitte päris tavaline. Noore põlvkonna kirjandusliku maitse kujundamise tõi ta ohvriks keeleuuenduse altarile. Aga pole võimatu, et Aavik suunas pilgu kaugemale, kuna keeleuuendusliku sõnavara ja vormistuka tuttav noor pidi edaspidi hakkama saama ka modernistliku kirjanduse sisu ja vormiga. Peaasi, et noor inimene kirjasõna olemasolu endale teadvustas ja hakkas selle vastu huvi tundma. Öeldu tunnistuseks on 1928. aastal ilmunud kirjutis ajakirjas Kevadik pealkirjaga "Mida võib praegune noorsugu teha keeleuuenduse hääks?". Autori arvates
teavad kõik, et keeleuuendus suundub keele suurema rikkuse ja ilu poole. Aavik tõdeb, et suur osa uuendusettepanekutest on läbi läinud, ent see on siiski vaid osa. Osaga ei saa leppida, sest vahest suurem osa ootab läbiminemist ja siis lisab Aavik ohkavas toonis: palju ilusaid võitlusi on eesti keele arengule ees. Miks? Sest vanem sugupõlv tahab leppida sellega, mis, nii nagu Aavik kirjutab, seni saavutati. Vanema inimese vaim hakkab tarduma, kivistuma, sest on nooruses õpituga leppimine loomulik, paratamatu ja andeks antav. Vanemale inimesele on olemasolev keel hea küll, sest nooruses pidi ta leppima veel viletsamaga. Aavik nimetab selliseid inimesi alalhoidlasteks. Autor tutvustab artiklis uuendusi, mille levitamisega noored peaksid kohe tegelema hakkama. Ja need on siin. Need on siin ja muidugi lisandub nendele uuendustele ka uuenduslik sõnavara. Aavik küsib, mida võib praegune noorsugu teha keeleuuenduse hääks? Ja lisab, osundan, kogu selle tegelikuks läbiviimiseks võib praegune Eesti noorsugu suuresti otse otsustavalt kaasa mõjuda ja kaasa aidata, osunduse lõpp. Seda on võimalik teha ja Aavik toob välja 4 võimalust. Esiteks, oma pelga, ta paneb sõnale ka seletused palja ainsa poolehoiuga sümpatiseerimisega keeleuuendusele. Teiseks, ise tarvitades uuenduslikke vorme, mida eespool oli nimetatud. Kolmandaks, võita poolehoidu kaaslaste keskel, asutada keeleringe, koostada referaate, anda välja käsikirjalisi ajakirju uuendet keeles. Ja neljandaks, lugeda keele uuenduslikku kirjandust. Aga Aavik hoiatab, osundan, öeldakse, et koolis ei lubata uuendusile tehakse õpetaja poolt punased kriipsud alla, vähendatakse numbrit ja võib-olla antakse noomitus veel päälegi. Aga Aavik annab nõu, et õpetaja loeb ju väikest osa kirjalikest tekstidest ja keeleuuenduslikke vorme on võimalik kasutada seal, kus õpetaja ei näe. Näiteks kirjavahetuses või märkmetes. Samas julgustab Aavik, osundan, aga ka õpetajale näidatavais kiritöis tuleb uuendusi katsuda tarvitada. Tuleb lihtsalt õpetajaile näidata oma keelelist meelsust, osunduse lõpp. Kui nii toimida hakkavad ka keeleuuenduse vastased õpetajad ja vanem põlvkond ehk kaduma massilist kalduvust ja ajavaimu. Ta soovitab õpetajalt võtta relvad. Osundus. Tuleb hoiduda harilikest õigekeelsuse vigadest, sest muidu võib õpetaja öelda, et vaadake, uuendusi tarvitate, aga harilikku keelt ei oska, labaseid vigu teete, osunduse lõpp. Aavik seab seega keeleuuenduse laiemale keelefoonile, märkides, et uuenduste tarvitamine kohustab üldse paremini oskama eesti keelt ja eeldab ka teatavat kangelaslikkust, julgust oma suundumusi näidata, nende eest välja astuda ja nende pärast tarbe korral kannatadagi. Nii julgustas gümnasiste ja tudengeid Tartu eesti keele õpetaja, Tartu Ülikooli lektor Johannes Aavik. Kõnealuse artikli lõpus avaldab ta lootust, et 5 aasta pärast on praegustest gümnasistidest saanud kas tudengid või ametnikud ja siis ulatub nende keeleuuenduslik hääl kindlasti kaugemale. Osundan. Siis on meie seltskonda ja kogu rahvasse juurde ilmunud uus element, uus tegur, mis ei jäta oma mõju avaldamata avalikku arvamisse, muutes selle soodsamaks keeleuuendusele ja kiirendades seega selle võidukäiku ja ühes sellega keele kõrgtaseme saavutamist, osunduse lõpp. Iga järgmise artikliga
muutuvad kriitikanooled aina mürgisemaks. 1930. aastal ilmus ajakirjas Olion artikkel Eesti keele ja kirjanduse õpetusest koolis. Tekstist õhkub teatud raevu. 11 aastat on Eesti Vabariigi koolides eesti keelt õpetatud, aga paremuse poole pole õpilaste teadmised liikunud, kuigi oodatud tase peaks saavutatud olema, vähemalt Aaviku arvates. Tehakse rohkesti kokkukirjutamise vigu, tsitaat, ka kommasid ei osata korralikult panna. Aavik arutleb, osundan, õigupoolest peaks keskkooli lõpetajate keeleoskus nende, kes 11 aastat on õppinud, eesti keelt sellekohaste elukutseliste õpetajate juhatuse all tunduvalt parem olema nende eesti kirjanike ja ajakirjanike omast, kes Vene ajal on väga vähe või mitte sugugi õppinud eesti keelt. Ja lisab, petlik lootus, asjatumad illusioonid. Iseäranis pahandab Aavikut õpilaste stiil, ka sõnastus, osundan. See on enamasti kohmakas, abitu, katkeline, sidetu, täis anakoluute, kas kõik teavad, mis on anakoluut. Õpilased, kes tahavad targemad ja moodsamad olla, osundan, kirjutavad mingit ebaloomulikku tehtud üleskruvit stiili, mis on õigupoolest ärritav ja vastik, osunduse lõpp. Ja Aavik võtab teema kokku, osundan, ilmneb, et noore eestlase pääaju tuleb keskkoolist välja peaaegu tabula rasana teoreetiliste teadmiste poolest. Järelikult eesti keele oskuse õpetamise suhtes ei saavuta praegune keskkool nõutavaid tulemusi, ei täida rahuldavalt oma ülesannet. See on ebaloomulik, lubamatu seisukord. Osunduse lõpp. Ja Aavik nimetab terve rea olukorra tekitanud põhjusi. Need on õpilaste lähikonna, kas perekond ja sõpruskond suhtumine keeleküsimustesse, kehv ajakirjanduskeel, üldine vaim ja meelsus, suurkeelte ihalus, õppekavad, raamatuliste vahendite puudumine, õppevara, huvi ja vaimustuse puudus, väheandeliste laste rohkus koolides, 50% kindlasti Aaviku arvates, ja õpetajate madalad palgad. Tundub, et 100 aastaga pole Eesti koolis mitte midagi muutunud. Vahetu keeleuuendustegevuse kõrval oli Aavikul tihe kontakt oma ametikaaslastest eesti keele õpetajatega, kellele ta esines sageli keelealaste loengutega. Eriti viljakas pind keeleuuenduslikele ideedele ja ettepanekutele ning uutele sõnadele oli õpetajate noore põlvkonna seas. Aavik ei pidanud loenguid mitte ainult Saaremaal, siis ajavahemikus 1920–26, kus ta töötas, vaid ka mandril. Kindlasti oli väga levinud suhtlemismooduseks kirjavahetus. Karl Mihkla on nentinud 1920. aastate teise poole kohta. Hoolimata sellest, et Aavik jätkas keeleuuenduslike vormide ja uute Soome laenude ning kunstlikult loodud sõnade innukat propageerimist, kahanes alates 1926. aastast keele tarvitajaskonnas soe poolehoid ning tema uuendusettepanekutele tuli ka kriitikat ja nende järele ei tuntud enam erilist vajadust. Pealegi oli meie kirjakeel astunud stabiliseerimise perioodi, millal kaugele minevaid uuendused osutusid ülearuseiks. Sest Eesti koolides hakati 1927. aastast alates õpetama normeeritud eesti keelt. See tähendab seda, et kõigis koolides tuli kasutada ühte ja sama, mitte variatiivseid võimalusi, mis oli olnud enne 27. aastat. Johannes Aavik oli pikaajalise kogemusega õpetaja ning suure hulga õppevahendite autor või kaasautor. Mõlemad võimaldasid tal oma keeleuuenduslikke ettepanekuid ja vaateid propageerida.
tema tegevus tegevõpetajana, ta 4 perioodis, esmalt Jaltas, siis Tartus, siis 6 aastat Saaremaal ja siis jälle Tartus ja edasi juba sealt haridusministeeriumi ametnikuna. Väga palju ta on koostanud õppevara ja ma soovitan tähelepanu pöörata sellele, et kui ta koolide õpikuid koostab, siis näete, alati on seal ka märgend koolidele ja iseõppimiseks. See tähendab seda, et Aaviku õpikud olid orienteeritud väga laiale kasutuskonnale. Neid on üsna palju. Peale selle, et oli väga laia haardega õpetaja, õpetas ka ladina ja prantsuse keelt ja soome keelt on ta õpetanud Tartus keelekursustelt. Saaremaa kohta mul puuduvad andmed. Nii et 30. aastat ilmus koguni 3 trükki tema praktilist soome keele õpikut. Aaviku õpetaja ja lektoriamet andis talle suurepärase võimaluse oma keeleuuenduslikke ideid õpilastesse ja tudengitesse süstida. Gümnasistide ja tudengite 1920-30 aastate aktiivne hõimusuhtlus Soome ja Ungari eakaaslastega lisasid keeleuuendusele kahtlemata hõimuaatelisuse värvingut. Võõrkeele oskus ja mitme võõrkeele õpetamise kogemus lõid Aavikule laiema pildi eesti keele olukorrast ja vajaminevatest keelelistest esmaabivahenditest. Kõige selle kõrval tuli mehel vastaste ja kahtlejatega piike murda. Aga veel, keeleuuenduse kõrval tegi Aavik väga suurt uuenduslikku propagandat õpilaste hulgas. Aitäh! Aitäh, Jaan, selle toonaste heiastuste meieni kandmise eest. Nüüd on kindlasti kellelgi soov küsida, arvata. Jaan, kuna sa ise oled eesti keele õpetaja, mil moel sina Johannes Aaviku põhimõtteid või tema õppevaragi võib-olla kasutad praegu oma töös? No mis puudutab Aavikut, siis meil Õismäel on Aaviku nimi küll väga tuntud, et vahel omistatakse Aavikule ka need teened, mis Aavikule ei kuulu. Et ilmselt siis mina ja mu kolleegid oleme piisavalt palju Aavikust rääkinud. Tavaliselt detsembris ja emakeele päevadel ka. Ja kuna Aaviku selts on otsapidi alati olnud ka vähemasti siis 2010. aastast, kui Toomas Hendrik Ilves korraldas esimese sõnahuse ja meie esindajad on alati seal žüriis olnud, siis nad on ka uudissõnadega, ma arvan, võidusõnadega tuttavad. Kas on veel? Mul on ainult üks lühike kommentaar. Kui mul tuli õpetada eesti keelt Londoni ülikoolis, siis oli üheks kõige paremaks lähtealuseks saakpaku sõnaraamatu eessõna. Ja ma seondan arvata, et seda võiks ka praegu oluliselt laiemalt kasutada välismaalastele eesti keele õpetamiseks. Aitäh! Veel küsimusi, arvamusi, kui praegu ei ole, siis ma loodan, et siit on mõndagi nüüd kõrva taha panna ja mõelda tänapäevale, et pärast
konverentsi lõpul on veel igalühel võimalik sõna võtta ja veel küsimusi esitada, kui selleks soovi tekib. Et võib-olla tuli nii mõnelegi tuttav ette see, mida Johannes Aavik 20. 30. arvas ja võrreldes praeguse olukorraga. Või siis mitte.